Tere, mina olen Tanel. Käesolevas Eronomics osas uurime, kas meil on midagi psühhopaatide käest õppida. Vaatame järgi. Maarja Vaino tegi ülevaate raamatust Psühhopaatide tarkus. Ta oma ülevaates tõi välja, et psühhopaatilised omadused on üsna levinud, tänapäeva ühiskond premeerib psühhopaatset käitumist ning psühhopaatide tarkus võib tunduda kütkestavana. Videos me siis vaatame need kõik 3 punkti läbi. Võtmeküsimus on antud juhul, et mis omaduste, võimete ning kalduvuste kogum on psühhopaatia. Et mis omadused, võimed ja kaldused sinna punti kuuluvad. Psühhopaatiline isiksus on ühest küljest särav ja ligitõmbav, teisalt aga jäine ja arvamatu. Tal on iseloomulikud fantaasia küllasus, tegutsemistahe, uudishimu, pädevus, enesekindlus, põnevusiha ja impulsiivsus. Psühhopaatist kurjategija võib olla nii pimestamalt kütkestav, et jätab täiesti varju oma pahu poole, et selle fassaadi taga on enesekeskne, isekas, kalk ja manipuleeriv jõhkard. Mida on siis meil nendest inimestest õppida? Ja see on tõesti väga hea küsimus. Kuidas Kevin Dutton kirjeldas psühhopaate? Tema kirjeldas psühhopaate kui äärmiselt karismaatilised. Haven't we met before somewhere? The face is familiar, as is the manner. Piiratud või valikulise empaatiavõimega. Doesn't bother you killing those people? I wouldn't be very good at my job if it did. Täiesti kartmatud, et ükstapuha, mis juhtub, et psühhopaat jääb alati rahulikuks, et terroristid võtavad pilvelõhkuja üle. Yippee-ki-yay, mother... Really? This is you being scared? I don't know, you seem really calm. Kas see kirjeldus ka nagu tõele vastab? Ma pean seda kirjeldust ebareaalseks. Millised nad siis tegelikult on? Dutton ei erista oma raamatus korralikult psühhopaatia 2 osa. Et psühhopaatia koosneb 2 osast. Üks on primaarne psühhopaatia ja teine on sekundaarne psühhopaatia. Sekundaarne psühhopaatia, seda kutsutakse ka sotsiopaatiaks. Sekundaarne psühhopaatiaks, sotsiopaatiad, sellised inimesed kannatavad sagedamini depressiooni all, ärevuse all, neil on neuroos tihedamini, nad on keeruka iseloomuga, impulsiivsed ja siis nad petavad, valetavad ning on vastutustundetud. Primaarne psühhopaatia teeb sama asju, aga ta on kalkuleeriv, isekas, ükskõikne ja mis iganes juhtub, jääb täiesti rahulikuks. Aga vaata, psühholoogias on replitseeritavuse kriis. Kui sama konstrukti muudkui testida, peaks tulema sama tulemus. Aga ei tule uuringud, kas üldse psühhopaatia on seotud madala ärevusega, on vastukäivad. Et osad uuringud ütlevad, et on, teised ütlevad, et ei ole. Et kas psühhopaatid on siis ikkagi kartmatud? Need leiud viitavad sellele, et kas traditsiooniline uskumus, et kõik psühhopaadid on madala ärevustasemega, on vale või PCLR ei ole adekvaatne instrument primaarse psühhopaatia mõõtmiseks. Jällegi järgmine uuring. Primaarne psühhopaatia ja emotsionaalne stabiilsus puudub seos. Veel kord. Primaarne psühhopaatia, ärevus puudub seos. Veel üks uuring või kokkuvõtte, et tulemused näitavad, et üldine psühhopaatia ega selle häire afektiivsed ja interpersonaalsed aspektid ei ole oluliselt seotud ebanormaalselt madala ärevustundlikkuse või soodumusliku ärevusega. Ja siis ma leian 3 uuringut, mis näitavad vastupidist. Et kui need tulemused on nii vastukäivad, siis tegelikult psühhopaatidel ei ole see omane, et ükstapuha, mis juhtub, ma jään rahulikuks. See on nagu telekast õpitud või ma ei tea mis, aga kui tulemused on seinast seina, siis see ei ole nagu, see on väga kontekstipõhine, et oleneb valimised, keda parasjagu mõõdeti ja testiti. Et see ei ole midagi, mis on nagu täiesti kindel. Ja vaatame nüüd siis, millised neist tegelikult on, kui me testime tudengeid või nagu normaalselt osa populatsioonist.
siis sotsiopaadid on kõrge ärevusega, on vaenulikud, et kui miski neile ei meeldi, siis kargavad kõrri, inimesed teistele, depressiivsus on nende seas kõrge, kannatavad alaväärsustunde all tihedamini, on oma tegutsemisviisis impulsiivsed, on kergemini haavatavad, et kui midagi on, siis solvuvad. Nad on väga nõrga meelekindlusega, ei väärtusta kompetentsi, korraarmastus on nende puhul ülehinnatud, nõrga kohusetundega, neil ei ole ka nagu kõrget saavutusvajadust, nad ei ole ka oma tegutsemises kaalutlevad. Siis sotsiopaati iseloomustab ka usalduse puudumine, nad ei ole oma käitumises siirad, altruism on nende jaoks tihti võõras ja nad ei ole järeleandlikud tülides või üldse konfliktides. No sellised on sotsiopaadid. Edukad psühhopaadid on väga sarnased sekundaarsete psühhopaatidega, aga neil on parem närvikava ja neil on parema meelekindlusega. Ja siis küünilisuse aspekt on lihtsalt rohkem rõhutatud. Ja me näeme seda siit, et siin ongi väga suur konflikt selle vahel, et millised on psühhopaadid tegelikult ja millistena Dutton neid kirjeldas. Et Dutton omastas neile isiksusseadumusi, mida neil tegelikult ei ole. Et kui me lähtuksime Duttoni definitsioonist, siis jah, meile kõigil oleks midagi psühhopaatidelt õppida, et halastamatust, sarmi, keskendumisvõimet, vaimset sitkust, kartmatust, teadveolekut ja ning tegutsemistahet. Aga probleem on selles, psühhopaatidel ei ole neid omadusi, ainult neil on halastamatus ning sarm, muid asju neil ei ole. Ma nõustun Marta Stauti ülevaatega sellest raamatust, et Dutton väär kasutab mõistet, et tegelikkuses tähendaks väikenegi psühhopaatia ainus pahatahtliku kalduvus jõhkrusele, libedusele, tundetusele, hoolimatusele ning kliinilisele impulsiivsusele. Need on täiesti vastukäivad võrreldes sellega, mida Dutton ütles, et mida meil oleks neilt õppida. Psühhopaatia on samasugune isiksusseadumus nagu kõik muudki ja kõik isiksusseadumused lähtuvad nagu normaaljaotusest. See tähendab seda, et ingleid on ühiskonnas hästi vähe, et esinemissagedus on hästi madal. Ja siis enamik inimesi on oma käitumises siin keskel, et mõõdukalt psühhopaatsed, mõõdukalt inglid. Ja siis uuesti me läheme siit joont pidi alla ja siis esinemissagedus muutub harvemaks. Ja siis väga vähesed inimesed on nagu Hannibal Lecter, et külmavereliselt löövad kellegi maha ja siis läheb maks panni peale. Te peate panema like, subscribe, share, teavitused ja mis iganes, mis mul meelest ära läks. Raamatus oli ka nimekirjad kõige psühhopaatlikumad erialad. Millistel erialadel leiab kõige rohkem psühhopaate? Ja siis ta tõi välja, et kõige psühhopaatsemad, kõige süngamad erialad on tegevjuht, jurist, televisiooni- ja raadiotöötaja, müügimees, ajakirjanik, politseinik, kirikuõpetaja, kokk ja ametnik. Ja ingleid, kus on kõige vähem neid nii-öelda psühhopaate, on siis raamatupidaja, arst, kunstnik, õpetaja ja heategevustöötaja. Mulle see nimekiri ei meeldi, sest siin ei ole toodud välja efekti suurusi. Kui palju nende elualade esindajad erinevad keskmisest inimesest. Ja teine asi, et Dutton mitte kunagi ei jaganudki oma uuringu tulemusi. Et me saaksime kontrollida, et kuidas ta andmeid nagu summeeris ja mis seal sees on. Aga pole hullu. Tartu Ülikool koos Geeni Varamuga kaardistasid ära 263 eluvaldkonna isiksusseadumused. Nendest tulenevalt me saame tuletada, et millised oleksid Eesti kõige psühhopaatsemad erialad. Kui psühhopaatia on lihtsustatud sotsiaalsuse vastand, siis pöörame selle indikaatori teisipidi ja siis vaatame, millised oleksid siis Eesti kõige psühhopaatsemad erialad. Jällegi müügitöötajad, see on tehisaru tõlge, et siin on mõeldud neid, kes kasutatud autosid müüvad ja midagi taolist. Füüsilisest isikust ettevõtjad, kinnisvaramaaklerid, müügi- ja turundusjuhid, lihunikud, äriteenuste haldusjuhid, kokad
nimekirjas on ka politseinikud, kohtunikud, et see nimekiri kattub paljuski sellega, mis oli Tattonil. Aga kui me vaatame seda mustrit, siis üks asi torkab silma. Kogu selle nimekirja võib kokku võtta sellega, et nendel inimestel meeldib näpuga ajada järge seadustes, määrustes ja plaanides ning välja tuua, kui keegi nende vastu eksib. Et nagu, mis mõttes, et seaduses on ju niimoodi kirjas. Ei ületasin midagi kiirust. No mis mõttes ei pea retseptist kinni? Ja ning lisaks veel, et jah, et seal teoreetiliselt on see küll tõsi, et siin erialadele koondub küll kõige rohkem psühhopaat, aga see on ka nagu väga räige liialdus selles suhtes. Kui me vaatame keskmisi inimesi, kes seal erialadel on, need ei erine üldse palju keskmisest inimesest. Et nad on heal juhul selle normaaljaotuse peal kusagil siin. No see on nagu, see vahe keskmisega on väga väikene. Ja Hannibal Lecterid on kusagil siin. See on nagu populaarteaduslik liialdus, see nimekiri. Et sellest ei tasu väga palju välja lugeda. Ning kas siis psühhopaadid saavad üldse eelise? Tegelikult ei saa. Kui me vaatame tulemusi igapäevaelus, et siin on nagu psühhopaatia koguskoor esimeses väljas, siis nendel ei ole keskmisest suurem sissetulek, hoopis vastupidi, nende sissetulek on keskmisest väiksem, nende haridustase on keskmisest madalam, nad on keskmisest paremad juhid, sest juht ei saa olla ninnu-nännuti, et ma hoolin nii kõvasti, et silmad kukuvad peast välja. Ja psühhopaadid on ka sagedamini konservatiivid. Aga see ongi kõik tegelikult, et neil ei ole väga palju tarkust pakkuda. Kui psühhopaatsed on poliitikud, mis siis fassaadi taga on? Aitaks, kui nad vastaksid mõnele küsimustikule ausalt. Tavaliselt sealt head vastust ei tule. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Kuidas siis nad vastasid? Et nende närvikava on tunduvalt parem kui lennukipilootidel ja elukutselistel sõjaväelastel. Et see efekti suurus on väga kõrge. Siis naised vastasid, et nad on koostaltlikumad ja sõbralikumad kui lasteaia kasvatajad ja logopeedid. No, nad ühesõnaga nad ajasid küsimustikus jama, et nad vastasid niimoodi, nagu inimesed tahaksid, et nad vastaksid. I live in the real world, where people do what they need to do to get what they want. And if it's lying and it's cheating, then so be it. So I am going to go out there and I am going to win that election, Mr. 100, and you will see me everywhere. Nad ei usalda inimesi, nad ei ole siirad, altruism on nende jaoks võõras, järeleandlikkus ei ole siin mingit järeleandlikkust, mina, tagasihoidlikkus on nende jaoks võõras, nad on äärmiselt nartsissistlikud. Take what you can, give nothing back. Mina võtaksin kogu tarkuse, mis neil on pakkuda, kokku 7 väitega. On tark pugeda tähtsatele inimestele, parim viis inimestega toime tulla on öelda neile seda, mida nad kuulda tahavad. Loomulik ju. Igaüks, kes kedagi täielikult usaldab, kutsub endale probleeme kaela. Väldi otsest konflikti teistega, sest nad võivad tulevikus kasulikud olla. Olgu, mis on, tähtsad inimesed tuleb enda poolele saada. Tark pole oma saladusi rääkida. On asju, mida tuleks teiste eest varjata, sest neil pole vaja neid teada. Ja see ongi kõik tarkus tegelikult. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Kordame siis, et psühhopaatiast on saanud väga laiali valguv mõiste, et reaalselt neil ei ole tarkust, mida pakkuda.
et need on kartmatud, see ei ole, leiab uuringutes väga valikuliselt ainult kinnitust, et selle peale ei tasuks kogu oma raamatut üles ehitada. Ning psühhopaatia on väga levinud ühiskonnas või sama levinud nagu introvertsus või meelekindlus. Et see ei ole muudest isiklusseadumustest eraldiseisev. Tänapäeva ühiskond ei premeeri psühhopaatiat, võib-olla naised, kellele meeldivad pahad poisid, aga see on mõne teise osa teema. Raamatut iseloomustab paljuski pop-psühholoogiline lähenemine. Mina arvan, et raamatu kõige suurem puudus on see, et raamatus nagu alahinnatakse moraalse kompassi puudumise mõju. Kokkuvõtteks ma ütleksin niimoodi, et minule see raamat ei meeldi, ta väärkasutab seda mõistet, et ta venitab selle nii laiaks, et see ei tähenda enam mitte midagi.